Tere rahvas! Ma panen ühe iPhone'ist video, kus ma natukene räägin sellest, et millega me üldse tegeleme hetkeseisuga. Ehk siis ma tulin selle peale, et ma alustan projektiga. Projekti hakkan nimetada Urood ja projekti mõte on see, et ma Audi Allroad 2.7 biturbo LPG hakkan üles ehitama nii-öelda kannatab sõita ja enam-vähem normaalses seisukorras auto. Ja positiivne moment, et meil midagi jälle piiksutab, las ta olla. Positiivne moment või negatiivne moment, et ma hakkan kõik tegema maksimaalselt odavalt. Mina mäletan, et kui ma olin 18-19, siis oli tehtud väga palju trikke, et säästada raha. Ja vaatame, kas ma 30 aastat vanad inimene veel saan olla kompetentne selles küsimuses. Kas ma saan kõik saada odavalt ja no võib-olla head ka. Ehk siis vaatame, tuleb mul välja või ei tule. Kohe sõidame rehvide järgi, mis on natukene teist mõõtu, aga peaks sobima ja hinna küsimus on 50 euri jooks, 4 tükki. 2 on naeltega, 2 ei ole naeltega ja peame siis veel 2 tükil naelad välja kakkuma, kui me ostame neid rehvi. Sest neid rehvi peab pumpama, nad viskavad, nad on 2010 aasta vanad, ehk siis väga hea, proovime, mis me teeme sellega. Audi A6 Allroad C5 kere 2001 aasta vist ja ma sain teda vahetuskaubana Ämma Mersu vastu, sest Ämm ei lubanud, et ma kasutaks tema Mersud talve Peetris nii-öelda ja kui ma sõidaks kuskile puusse või no põhimõtteliselt sõidaks maha seda autot, siis tal no, nagu naised hinge trauma tuleks või mingi siukne, et naisedele ei meeldi, kui nad saavad teada, et nende vana autoga midagi juhtus. Sellepärast nagu ma ei saanud seda Mersut kasutada. Aga ma ostsin teda nii-öelda välja ja vahetasin selle Audi Allroadi vastu. Esialgu ma mõtlesin, et suht hea diil on ja siis ma hakkasin mõtlema, et ei ole vist väga hea diil. Aga 2.7 biturbo, automaat ja siis LPG seade. Tänu gaasi seadele suht ökonoomne ja mõistliku raha eest saab sõita. Ja nii-öelda vana bensukat on väga töökindlad, aga vaatame siis, mis temaga juhtub varsti. Ja ütleme nii, et selle kõik projekti eesmärk on teha teda sõidukõlblikuks, vaikselt punitada ta ülesse ja siis teha kõik maksimaalselt odavalt. Et kus saab säästada, maksimaalselt saab säästada, seda me teeme. Mäletan, kui ma olin mingi 18, 19, 20 aastat vana, siis raha oli väga vähe ja autodega sõita väga meeldis. Aga raha oli vähe. Seega kõik oli tehtud kuliivinite meetodidega. Ütleme nii, et vaatame, kas käsi veel mäletab seda või ei mäleta. Ühesõnaga, esimene, mis me hakkame tegema täna, ma ostsin 30 euri eest peeglid, sellepärast, et ma näitan, mis nende peeglidega viga on. Siis hetkel on MS rehvid mingi hea mustriga, aga nad on 2010 aastat väljalasega, seega nad on 15 aastat vana ja esivasak läheb tühjaks ja taga parem natukene läheb tühjaks ja vibrovad nad ka, seega on mingi naelrehvid ostetud 50 euri eest. Üritame saada kuskile garaaži nii, et ma vahetaks neid ise ja säästaks kes või ise tasuta või mingi väikse raha eest, et nii-öelda tööriistade kasutamise eest. Aga alustame pihta, siis vahetame praegu peeglid ära ja tõmbame naelad rehvidest välja. Ja teeme ühe väikse ringi ümber auto ja ma näitan, mis kindlasti on perses. Vana omaniku sõnadel
tagumine käik on nõrk, sest nad jäid kuskil lume sees kinni ja tal jäi tagumine käik sisse ja autot tõmmati ettepoole. Seega, mis seal juhtus, ei tea. See vist ongi kõige kallim selle auto remont, mis ootab meid tulevikus. Ta oli müügis, jah. Seda tahakskin ka mainida, et ta oli müügis. Alustasin ma 3200. Siis panin mingi hetk tagasi kuulutusel lõpuks juba 2700. Ja kõik, kes helistavad, ma räägin juttu nii, nagu ma tean. Ja keegi ei tule järgi. Ilmselt kõik teised autod on ideaalsed ja väga hea. Aga okei, hakkame siis pihta selle videoga. Siuksed on rehvid, seal on taga. Esialgu ma ei tahtnud seda autot jätta, sest gaasiballoon on pagasnikus, mitte varuratta all, aga seal, lihtsalt seal pagasnikus istmete taga. Ja koera kongi ei mahu sisse. Aga ma arvan, et võib-olla ma midagi sellega teen. Või siis lihtsalt koer sõidab ilma kongita. Kinnitame teda kuidagi nii või naa ja siis vaatame. Ehk siis alustame siis interjöörist. Siukne ta on, 4 kodaraga rool, käigu vahetus, ei ole proovinud, ei tea. See pikslid on tavaida sedania. See mõnikord töötab, mõnikord ei. Kus juures siis, kui ma sain ta kätte, ta töötas, siis ma mõtlesin, et ma olen väga kobe mees, ma pesen rattakoobad puhtaks, selle pärast seda see ei tööta juba. Mõnikord töötab, mõnikord ei, aga sellega me ka tegeleme. Siin on mingi Androidas, väga kehvasti mängib. Siin oli kõik karboon, seda me pärast puhtaks teeme kunagi. Üldiselt suht viisakas, välja arvatud minu iste. Siin on roolisoojendus ka, töötab koos istmesoojendusega. Pilt on suht siukne maybe baby. Need me üritame saada sealt, äkki saame, sest see ka veits rävalle, aga 30 euri, mis saab nõuta selle eest. Siin topsiku hoidjad, tagumised istmesoojendused. Nüüd vaatame, mis meid ootab siin. Sest miks ma üldse mõtlesin peeglit vahetada, sellepärast, et vot nii. No umbes nii. Ja keegi on teinud mingi väga hea restaureerimise. Eks näis, mis on. Siin on meil üks natukene kriim. Tegelikult mul oli mõte see, et ta tavaliselt, kui andur ei tööta, kõrguse andur, siis ta on pikali maas, perd on üleval ja see rehv on tühi. Või see rehv on tühi. Aga hetkel ta seisab 4 päevast ja õhku on. Seega sõidu ajal ta kalibreeris ennast ära. Et siis töömaht on täitsa olemas. Õnneks ainult 2 rehvi tühjaks tõmmata naeltest. Ei ole midagi hullu. Siin võim, seal pistik on lahti ja ükskord ma tahtsin teda tagasi panna, vaadata, mis juhtub. Aku läks tühjaks. Aga võib-olla sellega ka tegeleme. Üldpilt, mis mulle väga meeldib, see, et kere on täitsa viisakas. Kere on kõik originaalvärvi. Välja arvatud, mis välja arvatud. See ja see või see. Pärast kunagi vaatame paksus mõõtiga ka üle. No ja see pornograafi. Aga ma ei mäleta, kas nad üldse töötasid või ei. Aga okei, hakkame pihta siis vahetusega. Mis meil siin siis näha on? See on vana, Ameerika. Siin on mingi veel üks pistik. Milleks ta siin on? Ma ei tea. Kõik on muidugi roheline. Uuel, mitte uuel, järgmisel on ka kõik roheline. Okei. Aga tode pistiku ei ole. Küsimus, kuidas saab nii-öelda Audi polte lahti.
tavalise kuuskandiga saab. See ei ole õige, aga me ei tee õieti, me teeme nii, et töötaks. Okei. Vahetame ära, vaatame mis juht. Üks pool vahetasin ära, siis mõtlesin, et äkki, ma ei tea, võite mingid minutid sinna edasi lükata, kui ei taha vaadata, kuidas see käib. Meil on vaja siis siukest nii-öelda tähti. Siukest arvatavasti vähe kellel on, sest need peab eraldi ostma, aga H8 väga hästi toimib. Selleks, et uksekaardi maha saada, meil on vaja ristkruikas ja teha lahti see, siin 2 kruvi. Ärge kaotage neid. Isegi kindlasti pidi maha võtta. Kui 2 kruvi on lahti, siis tõmmake ta üles. Las ripub. Siis selleks, et peegli maha võtta, meil on vaja seda kätte saada. Nii. Käes. Nüüd see. Seal on pistik väga peidus. See pistik varjas korralik junn. Selle jaoks on vaja 3 kruvi keerad. No tegelikult nii palju ei ole vaja. See on mingi Ameerika värk. Siin on 2 pistikut. Järgmistel peeglidel on 1 pistik. Seega ma ei tea, ma nüüd isegi huvita, mis asi. See on liiga asi, et nad töötaksid üldse. Ja võtame selle pistiku maha. See pistik maha. Odavalt, aga ei rikku. Ehk siis jätame enam-vähem. Üritame teha paremaks või pissitamaks. See vähemalt tagasi. Plaks. Sellega võib-olla saab isegi nii hea hakkama. Jah. No muidu, siin ka roheline. Nüüd paneme kinni tagasi. Kõik hakkad kirjutavad, et ma valge käevend, aga mulle ei meeldi, kui käed on sitased. Siis me näeme, siin on 2 pistikut, siin on 1 pistik. Samas vaimus teeme nii-öelda kokku. Esialgu läheb see riba, siis läheb bolt sisse
siis paneme pistiku, siis paneme selle, siin on spetskoht pistikule, siis paneme selle, paneme kokku, kõik, jube lihtne. Muidugi. One out. Siia. Nii kauem kestab. Väga ausalt, siis ma esimest juhi poolsoova tegin ilma kaamerata selleks, et siin oleks kiirem, et mingi vend ei kirjutaks, et ma olen tigumehaanik või mingi siuksed. Ehk siis võtame Newton-võti, vaatame manuaalis, kui palju jõudu on vaja. Kontrollime jõu käega. Pistik käib ainult ühte pidi sisse. Nii. 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 Ehk siis nii. Nii. Selle unustame kuskile siia. Siis nüüd on kestetu. Kõik on ilus, uks lahti käis. Paneme siis siia, see siia, 2 volti, mis me pidanud mitte kaotada. No, tundub, et kõik. Lähme proovime. Visuaalselt nüüd ilus. See ei kuku. Toonivahe olemas. No, las ta olla. Siin on ka toonivahe. Kriimudega tegelema pärast. Ei ole veel täna käima pannud, seega vaatame ka külmkäivituse. Teeme ka pot selles vaata. Siis midagi tal hirsand klõbiseb seal ka. Kõik me võime ennutada, mis. Aga no kui kraan võtan maha, siis vaatame. Seekord isegi ei olnud keti all. Aga okei.
asi selleks, et nüüd meil on võimalus kontrollida peeglid. Kas nad töötavad või ei tööta? Paku kommentaariumis, kas töötab või mitte. Hakkame paremast. Ei tööta. Vasak. Ka ei tööta. Ei tööta. Reaalselt ei töötagi. Ja mis me nüüd teeme? Okei, las ta olla. Spilakas. 2.7 biturbo. Hetkel ei pumba, sest ta ei ole väga alla tulnud. Okei, teeme rehvid korda ja siis üritame lähiajal nendega vahetuse minna. Peeglidega, peeglidega midagi teeme, võib-olla vaatame kaitse üle ja eraldi selle näitama vist ei hakka. Lihtsalt kunagi ütlen, kas sai korda või ei. Ehk siis on üks TikToki vana, keda mul mõnikord huvitav vaadata ja nagu öeldakse, esimene nael, 17 oli. Ei mäleta, kuna ma viimast korda seda tegin, ilmselt aasta oli võib-olla 2015. Esimene midagi läks. Nüüd palju. No see lihtne ei ole ju. Huvitav, kas väga mööda võib panna. Kus juures läheb edasi? Ja ma arvan, see video tuleb viimase augusti nädalal valmis. Siis juba septembris hakkab pihta. Septembris hakkab pihta siis rehvi vahetus. Tal on veel ülevaatus. Mis peab tegema selleks, et seda läbida? Iseenesest piidurid veermik tundub nagu korras. Kuidas 2.7 katki veadega ja lämda veadega tuleb ülevaatusest läbi. Ei oska otseselt prognoseerida. Aga siis lekib veel midagi. Aga ma mäletan, vist ei öelnud teile, mis vigu eelmine omanik siis rääkis mulle. Eelmine omanik rääkis, et tossooli lekib natukene. Et mingi pikemata sõidude puhul peab natukene juurde viisisama. Pea seda ei teadnud palju. Ja mootoriili lekib, seda ta ei ole öelnud. Aga mina olen seda märkanud, sest välja lase peale kollektorile õli kukub ja tuleb haisu. Siis tossooliga ükskord ta mul keema läks. Ma läksin teha kontrolli. Naine istus töötava autos. Ja üks hetk naine näeb, et tuleb tossu. Väga palju tossu. No õnneks ma tegin talle survetesti. Mitte survetesti, see heitgaasi süsteem, tossooli. No see on selline vedelik ja mingi ots. Ja too otsib heitgaasi tossoolis. Vedelik värvi ei ole muutunud, seega võib arvata, et plokikaane tihend on terve. Ja no, vedelikud ka on eraldi. Tuleb nüüd käsi pole.
ega see lihtne ei ole. Aga okei. Ma teen need 2 rihvi ära. Siis mind ootab saun, alkoholivaba õlu, sest alkoholivaba ma ei joo, sest mulle ei meeldi see, et ma ei saa pärast rooli minna. Aga võib-olla keegi tahab diagnosti saada või midagi siukest. Pool rihvi on tehtud ja mul juba valutab käsi. Ikka 30 aastat vana inimene on 30 aastat vana inimene. Aga okei. Järgmine film tuleb siis, kui ma hakkan rihvi vahetama. Siis arvatavasti ta on tõstuki peal. Vaatame põhjal. Põhjal ma ei ole teda veel näinud. Loodame, et mitte midagi väga kehva seal ei ole. Kohtumiseni.